Sit ready. Attention. Ja seegi start on saanud eduka lähte. Martins Mellakauls, Läti esindaja, on sõitu juhtimas ja küllap ei tule üllatusena mullune võitja. Mellakauls on ka seda sõitu juhtimas. Riia Stradinsi ülikooli esindaja spordiklubi liige ta on. Rajal number 3 liigub ja väga ilusa jõulise, ent rahuliku tõmbega on Mellakauls liikumas ja tundub, et tegemist on ka sõudjaga siiski olnud või kes seda teab, kuigi vabaklassis iseenesest on väga keeruline seda piiri tõmmata, nii nagu ka enne siin natukene arutletud sai. Aga Mellakauls on masinal 3 vääramatult praegu liidrina liikumas. Jaak Peterson on hetkel teisel positsioonil, aparaadil number 1, kaotust nii 7-8 kuni 10 meetrit siin Mellakaulsile ja 3. kohal on Martin Markovs. Martin Markovs on samuti Läti esindaja, eelmise aasta 3. koha omanik tulemusega 3.04,6 ja kui nüüd Markovsi aega siin vaadata, siis ta on muidugi oluliselt tagasihoidlikumas tempos liikumas kui eelmisel aasta pronksisõidus, kuigi ka täna on pronks talle terendamas, aga ei tea, kas vorm on langenud või ei ole lihtsalt vajadust viimast välja võtta või siis teine variant teeb väga tugeva distantsi viimased näiteks 400-300 meetrit ja saab ka oma aega tugevasti parandada, kuigi jah, tõenäoliselt see eelmise aasta ilus tulemus ei ole enam temale käega katsutav. Aga siin me näeme, kuidas Martin Mellakauls on liikumas vääramatult oma teed või siiski jääb küsimus, mida suudab ikkagi Jaak Peterson, sest et Jaak Peterson on hakanud vaikselt eelmise aasta võidumehega vahet vähendama ja elu on näidanud, et eks viimasel 300-200 meetril sünnib nii mõndagi ja ei ole imestada, kui tõmbelt tuleb taktikaliselt sõitu võib-olla alguses rahulikumalt võtnud osaleja ja võtab kiire alustaja kinni ja seljatab ta ka ja seda Jaak Peterson on praegu ka näitamas, kui kõik läheb väga hästi Jaagu jaoks, siis juba õige pea on Mellakauls kinni püütud ja siingi nüüd kuuleme, kuidas publik hakkab ka vaikselt elavnema, sest et Mellakaulsi näol on ikkagi tegemist mulluse võitjaga, aga Jaak Peterson peaks olema täiesti uus nimi siin sõudeergomeetrite võistluses, aga siiski Mellakauls on viimased 100 meetrit võtnud ikkagi nõuks rünnata, hoiab igal juhul oma positsiooni ja Jaak Peterson ei saa temale ohtlikuks. 3.01,7 väga ilus tulemus Mellakaulsi poolt. Eelmisel aastal oli 3.02,5, nii et parandas ka oma tulemus siin vägagi soliidselt. Jaak Peterson teine 3.04,6 ja 3. positsioon Martin Markovs 3.15,2.